Kaunist hommikut, ilusti kenasti ongi meil kätte jõudnud reede. Meie läheme täna Pärnusse, aga kõigepealt peame lahendama Liina väikse probleemi. Ma pean kuidagi moodi nüüd panema siis selle... Põhimõtteliselt vaata... Ma pean teibi panema Liinale jala peale. Niimoodi nagu seda teevad kiropraktikud ja kõik need. Jaa, ei, aga vaata, sul ongi see, et üks tuleb siit ülevalt. Niimoodi ja ma arvan, et me lõikame mingi siit maalt. Pane ise, ma ei viitsi. Ma ei viitsi. See ei peaks vist nii olema. No nii, Pärnusse minek. No siin on ikka Sahara. See on täiesti teine teema. 27 kraadi. Aga ma arvan, et on rohkem. Jaa, siin on kindlasti rohkem. Lähme otsime teised ülesse. Noh, soundcheck läbi. Mul on särk juba maas. See kuumus siin on hoopis teisel tasandil. Teaks me nüüd, kus kohast siit välja saab. Siit vist. Ja, sa tahtsid Krisiga veel rääkida. No nii, minu nagu nii-öelda, ma tulin ka lavalt maha, ma oleks nagu terve seti kaasa teinud, ma ei tea, kas te näete, väike higipilk on. Ma olen nii rabe ikka, selles maastikus ma kunagi ikka panin retsimalt ja julgemalt, aga nüüd nagu tundub, et läks niukene mingi Hugo karjus Marti Allika lava pealt, väike pea. Aga tore, mul on pats on märg, ma nüüd panen kaamera ära. Täna on kõik sõbrad on koos ja täna on nagu esimest korda selline tunne, et aga samas nii palav on, et ma tean, et ma olen nii palju nagu välja higistanud endast kõiki asju, et see oleks üldsegi kuidagimoodi hea mu kehale ja homsele päevale, sest homme on ka päev, mil tuleb teha asju. Vesipiip on minu käes, minu enda oma, mille sina saad väga kenasti. No kaunist hommikupoolikut teile siit Pärnust. Kuidagi muud moodi lihtsalt ei saa olla, kui pea peab aknast väljas olema, sest 31 kraadi on täna hommikul siin. Ma ei kujuta ette, kas te midagi üldse kuulsite, aga noh, Liinal oli pinge peal selle pärast, et ma panin kaamera aknast välja. Vibes on maksimaalselt laes. Me peame paar asja siin Pärnus korda saatma. Võib-olla lähme vaatame shoppamisegi siin ringi, äkki leiame midagi vahvat laedat kanda, sest et mina unustasin ju sokid kaasa võtmata, mul on ühed sokid ainult. Täna me siis oleme jällegi taaskord Vadevaga, aga nemad mängivad siis Aftekal, kuhu me peame minema mina lähen filmima. Liina saab lihtsalt jälle... Just living life. Yes, nii et see on tore. Mul on selles mõttes on hea meel, et see Aftekas on nii palju hiljem. Et ma mõtlen, et kui ma oleks paar aastat tagasi siin olnud, sellist asja oleks tahetud mult. Ma panen selle kinni, siis te kuulete võib-olla paremini. Et kui ma paar aastat tagasi siin Hugo ja nendega neid asju neile filmisin, siis ma olin tavaliselt selleks hetkeks ise ka, ütleme niimoodi, parajalt švipsis. Delivery peaks täna olema 3 korda parem. Kes veel mõtleb, et nagu, kas see kaine aasta on worth it, ma ütlen, eile tundsin, et peaks, aga täna tunnen 3 korda paremini mõeldes, et ma ei teinud seda. Winning. Niukene winning on täna. Liina aitab mul pakkida seda PlayStationit, mis ma eelmine nädal välja loosisin. Nüüd natukene hilines sellepärast, et ma plaanisin tegelikult ise sõita kohale ja tulla öelda tervist, et ise talle nagu viia nagu isiklikult kohale, aga kahjuks tuli ette, et olen siin tööl, nii et nüüd seda ei saanud teha. Jah. Väike pauk käis ära. Minu esimene pilt, mis ma olen teinud, läheb siis ilusti ajakirjakanele. Me ei teadnud sellest. Me ei teadnud mitte midagi. Liina teadnud sellest mitte midagi. Ja tead, mul on väike kanakitkude kroonikaga. Liina saatis ilusta pildi, pani kirja, et selle minu tehtud. Ja te panite kõik pildid selle erakogusse. Mis sest, et te panete selle pildi esikaanele. No, ma ei ole tegelikult pahane. Ma oleks lihtsalt natukene recognitionit tahtnud saada, aga noh, mis sa teed? Lihtne niuke kollane ajakiri.
Pärnu on täiesti teise emotsiooniga koht, võiks mainida. Tegime oma shoppingu ära, ma sain endale 2 särki juurde. Unustasin sokid ikka võtta. Ma nüüd mõtlen, kas ma olen tõesti disgusting inimene ja panen nagu terve õhtusse ka veel nende samade 1 paari sokkidega välja või teeme veel 1 peatuse. Ja nüüd me otsime kohta, kus tegelikult ennast nende Pepu Vahamannast me tellisime tund aega tagasi pitsat Stefanist. Natuke liivane, aga kuule see on Pärnu vibes, natuke liivane. Iga pragu prao vahel on liiva läinud ja Disgusting. See on jumala hea, ära solva minu pitsakastet. See on traditsiooni osa. Disgusting. Niukene, ütleme niimoodi, ma ei tea, kas on romantiline või? Vist ei ole romantiline väga. Kõik võib olla romantiline, kus tahad. Liina jaoks on romantiline, me oleme niimoodi Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Karl. Palju õnne sulle. Ja nii! Kurat, 20, see tähendab, et sul hakkab elu hakkab pihta. Kurat, Karlil on nii jõhkraid asju ees veel. Lõpuks on kuskil õhku ka. Niuke, mida muhvi väike, nii rets lihtsalt. Vibe oli kuidagi liiga laes siin vahepeal. Nii tore oli kõiki sõpru näha, nüüd on hea kodus olla. Bella juures ka. Meie väike pisikene suur koer. Kuidas sul Kalevipojaga läks? Bella oli meil naabri juures terve aeg. Ja nad käisid bowlingus isegi siin ja kõike tegid. Mul on hea meel, et meil on niisugune tore naaber, kellega me saame usaldada Bellat, kes armastab Bellat sama palju kui meie. Tegelikult keegi armastab nii palju Bellat kui meie. Täna me oleme kadlinud natukene aega siin kodus, ma mängisin isegi arvutimänge. Teate, ma olen kõik särgid täis higistanud. Kuumus on äärmiselt tore. Ma ütlen ausalt, ma naudin 100-ga, aga kuna ta nüüd nagu sinna 30 piiri läheb juba, tundub nagu võib muutuda elu ohtlikuks osadele inimestele, kui me siin tulevad ka üle 30-sed päevad ja ma loodan, et kõik nagu tervislikult sellele asjale lähenevad, joovad korralikult vett. Ma eelmise nädalavahetuse lihtsalt ainult vett jõin ja sellepärast mul on ka hea meel, et ma ei joonud tilkagi alkoholi. Ma ei teagi nüüd, kas ma sain need asjadest montaaži, võib-olla et midagi sain, aga see väike on nii intensiivne. Ära anna alla veel. Take a KitKat. It will go better. Ärge unustage Eesti rahvast. Ärge palun unustage Eesti rahvast. Kas meil olid alguses selles olid ka need kordused hästi kajased taga või? Vaata, kui me alguses seda salmis tegime või sellest. Esimene breve. See nägi nii väärdas välja praegust. Ma pean lõpetama, ma reaalselt pean lõpetama, ma lihtsalt ei. Praegu praadame lugu nagu. Kas seda jäi? Jäi peale, jah. Oota, keegi helistab mulle, ma ei tea, kus mu telefon on. Oota. Jaa. Jaa, tere Liina. Tere. Nii, Margaret Kroonikas helistab. Tervist. Meil oleks kõik nagu ülivõrdes lappes praegust. Ma ei suuda kuidagi moodi tulla sellest nagu nädalavahetusest maha. Nagu pooleldi unes oleksin. Aga näed, tellisin sushit. Väga kena, ma lihtsalt ei taha teile näidatagi, kui sassis meil kodu on. See on lihtsalt idiootselt rõve sassis. Kus 2 inimest ei tule oma eluga toime, sest et kogu aeg on mingi liikumine, tegevused. Selleks, et ma saaksin nagu võib-olla oma asjadega joonele, mul on niisugune tunne, et ma pean vlogid tõmbama tahaplaanile ja tegema paar sit-down videot, mis on nagu natukene lihtsamad ja kiiremad teha. Reacti millegile, ma ei tea, punnivinnidele või mingitele endale vanadele videotele teen midagi, mingit niisugust lihtsat contenti. Ma olen sõnatu hetkel, ma olen tõesti, kust me alustame? Ma olen hästi niisugune emotsionaalne hetk on minu jaoks. Ma tunnen, et ma olen jälle tagasi teel nagu paremuse poole. Kui ma vahepeal olin mõtetes siin, et peaks lõpetama üldsegi nagu mingid sotsiaalmeedia asjad ära ja keskenduma mingitele muudele asjadele või nagu ma tegin seda sotsiaalmeediat siin sellepärast, et kuskil kaugel terendas minu õnn, mitte ma ei olnud siin selles samas tänases päevas kohal, vaid ma mõtlesin kogu aeg sellele, et kui ma jõuan kuhugil sinna, et seal on õnn. Aga ma olen tänaseks saavutanud selle õnne taaskord, et olla hetkes ja tean, et kõik need asjad, mis ma tahan saavutada, ühel või teisel määral saavutan. Kui ei saavuta, siis ma ei ole ka sellepärast pahane enda peale. Ma olen nagu väga-väga heas mindstate'is. Ja seda sellepärast, et üha rohkem ja rohkem teid just
annab mulle positiivset tagasidet, mul ei ole nii palju enam seda negatiivset aurat ümber, võib-olla et nendest inimestest, keda mu ümber enam pole, või siis, oleme ausad, ma olen nii-öelda nagu suurest pildist võib-olla natukene tagasi tõmmanud, et ma ei mõtle sellele, et selle relevantsuse peale nii palju, vaid ma olen nagu siin hetkes ja teen omast arust nii häid videoid, nagu ma suudan teha. Ma ei ole pahane enda peale, kui ma ei suuda teha head videot. Ma olen maadelnud sellega tükk aega, kus ma ei ole piisavalt hea enda jaoks, aga ma täna tunnetan, et ma olen piisavalt hea vähemalt teie jaoks, kes te tulete iga nädal kogu aeg tagasi, seda näitab minu YouTube analüütika, et üha rohkem ja rohkem inimesi tuleb ja vaatab nagu uuesti minu videoid, kas siis olete uued subscriberid, vanad subscriberid. Loomulikult on ka mingi niisugune üle 50% inimestest ei ole vajutanud seda subscribe nuppu üldsegi, aga ikka tulevad siia tagasi. Ma ei saa aru, miks te siin käite, kui te ei ole valmis seda subscribe nuppu vajutama. Mida muffi? Mul pole, ma olen... Okei, nüüd läks heliga paremaks. Nüüd ma natukene sain pahaseks enda peale, et heli pole, aga okei. Kõige põhilisem ongi. Mis on see, mis teie teete täna selleks, et need unistused, mida te tahate saavutada, läheksid täide? Väga deep küsimus. Ma olengi niisugune all about vibes vend viimasel ajal. Andke andeks. Kui te ei taha, pange Ants suub ja tõmmake naaksud. Igal juhul, kui te kommenteerite, siis te teate. Ma terve juulikuu vältel annan erinevaid asju välja, nii et üks kommenteeri võidab siis 20 eurot tema vabalt valitud kinkekaardi. Ütleb mulle, kus ta kinkekaarti tahab ja ma ostan selle talle. No nii, Vibe'i Marti jätkub siit. Kus me nüüd olemegi nüüd? Me oleme Pirita teel. Okei, teeme väikse tiiseri ka järgmise nädala videosse, vaadake seda. Siin ta on. Ja selle väikse tegelase pärast olen ka ma siis natukene nagu hilinenud selle videoga, sest ma olen siin iga õhtu natukene paarutanud ringi neid kergliiklusteid, mis meil nii ilusaks on siin Tallinnas ehitatud. Selle eelneva jutu lõpuks ärge unustage ka suve täielikult nautida need. Veel viimased hetked, ma saan aru, kohe on august ja läinud ta ongi. Winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone. Võitja ka veel siia. Põmm! No otsi oma eelmise nädala kommentaari üles, ma jätsin sulle sinna alla ka väike infokilukese, kuidas me saame oma vahel kokku leppida selles sinu võidus. Ja kes juba Instagramist mind jälginud on, siis teab, uut videot ka juba filmin, nii et üritan väiksema vahe, et nüüd kuna ma jätsin nädala vahele, siis ma panen kohe, üritan paar päeva hiljem ka järgmise video üles laivi saada. Ma saan üldse kuidagi Tallinna ka pildi peal sitta. Tallinnat ei saagi pildi peale igal juhul. Fuck, mis ma ütlen siin lõpus nüüd?